Tere õhtust, head inimesed! Mina olen Eva Esse ja ma olen peenike nagu piitsavars või kõhn nagu surmavari või õhuke nagu kabelist ära karanu või ahjuhark, kellel on püksid jalas. Kõik sõltub sellest, millises Eesti maakonnas te elate ja millist murret te eelistate. Eestlane on kõhna kaasmaalase kohta alati ilusti öelda osanud. Veelgi enam on eesti keeles sõnu aga ülekaaluliste kohta. Mätaskaru, rasvarull, jahukott, jurakas, pomm, tuhakott ja nii edasi. Tüse inimene võib olla priske kui Tiirimetsa mehe siga, paks nagu Margareeta, jäme kui tala, lihav kui luts, jäme kui tiine konn ja ülekaaluline inimene võib olla nii paks, et ei sünni mitte linnaväravast sisse minema. Kõik need väljendid on pärit meie esivanemate sõnavarast. Kui siia veel lisada kõik moodsad tänitused, on selge, et inimese keha erutab eestlast isegi rohkem kui majoneesiga üleujutatud keedumunad või Andrei Sevakini YouTube kanal. Ja eriti erutab meid keha siis, kui see on tavapärasest natuke kogukam. Ja just sellest tahan ma täna teile rääkida. Ja see oli tõus, selle asja nimi oli tõus. Natuke võttis nüüd aega, mõned meetrid tuli ka jala käia. Aga me ei ole väga kaugel enam. Jäänud on veel mõned meetrid ja lähme nüüd, tõus on läbi. Sõbrad, haarake nüüd julgelt endale kausi täis koorajäätist ja nautige järgmist tundi teadmises, et keegi ei ole oma mures üksi. Olgu ta siis oma koduse teleka ees või siin samas meie tervisest pakatavas võltspublikus. Kui jaapanlasi tuntakse karaoke, ameeriklasi õhukonditsioneerida ja lätlasi selle tõttu, et nad ka kõige ilusamaid asju koledate sõnadega kirjeldavad, siis Eesti inimesed on maailmas tuntud selle poolest, et me üritame kogu aeg kollektiivset enesetappu sooritada. Küll juues, küll suitsetades, küll telekate ees silmi sõna otseses mõttes peast häbenedes. Viimasel ajal on meie suitsiidivahendite arsenali lisandunud veel üks tõhus relv ja see on söömine. Ja mitte lihtsalt söömine, vaid väga palju ja väga kiiresti söömine. Kui üht kuulsat Arnold Rüütli tsitaati parafraseerida, siis on tänapäeval kahetsusväärne tõsiasi, et Eesti inimesed õgivad suure kiirusega ja kilode kaupa, olgu kodus, restoranis või sööklas. Eriti hoogsalt oleme sööma hakanud viimase aasta jooksul, sest koroonapiirangute ajal ei ole meil võimalust midagi muud teha. Inimesed istuvad kodukontorites, jõusalid on kinni, toit tuuakse korteri ukse taha. Nii et ei tasu ka imestada, kui kilod tasapisi juurde tulevad. Ülekaalulisust ei ole tegelikult alati probleemiks peetud. Vanasti tähendas ülekaal jõukust. Mida paksem oli inimene, seda rohkem oli tal raha ja võimalusi endale head ja paremat sisse vohmida. Palun nüüd kõiki lahkesti neid küpsetisi maitsma ja tilgakest kitse jogurtit mekkima. Tänapäeval on olukord vastupidine. Siiamarja kreem, rabarberi matša keeks ja kõik muud uhke nimega tervislikud toidud ei ole paljudele taskukohased. Lihtsal Eesti inimesel ei jäägi midagi muud üle, kui kiirtoiduketi drive-inni järjekorras loota, et kotlet, mida ta kohe sööma hakkab, on valmistatud Poolas ja mitte Mongoolias. Moodne ülekaal on niisiis pigem majandusliku kitsikuse kui üle ääre ajava jõukuse tunnus. Vanasti võis paks figuur ka vaimsust tähendada. Te võite vaid ette kujutada, mida kaasaegne toitumisnõustaja näiteks sellele isikule ütleks. Moodne Eesti vaimuinimene näeb aga välja, nagu ta oleks viimati süüa saanud ajal, kui Arnold Koop veel Tartu Riikliku Ülikooli rektorina töötas. Paksud inimesed on läbi ajaloo kunstnikke inspireerinud. 1908. aastal leiti Austrias kujuke, mis on umbes 25 000 aastat vana. Seda kujukest nimetatakse Willendorfi Veenuseks ja sarnast detailirohkust annab ka kõige moodsamatest teostest otsida. Ka maailmakuulus maalikunstnik Peter Paul Rubens eelistas maalida pakse naisi.
Muuhulgas seetõttu, et tüseda inimese maalimine võimaldas tal oma oskusi näidata. Tselluliiti ja rasvapolstrit on ju hulka keerulisem kujutada kui eriliste kumerusteta keha. Mõne nädala eest avaldas Tervise Arengu Instituut uuringu, millest selgub, et rohkem kui pooled 16–64 aastastest vastanutest on kas ülekaalus või rasvunud. Eriti on viimase 10 aastaga kasvanud liigse kehakaaluga meeste osakaal. Kui 2010. aastal olid ülekaalus või rasvunud umbes pooled Eesti mehed, siis nüüd on see juba üle 60% tõusnud. Oma füüsilist vormi hindab heaks aga umbes kolmandik Eesti rahvastikust. No ühest küljest on see ju isegi päris hea tulemus, eriti kui meid näiteks ameeriklastega võrrelda. Aga äkki on olukord tegelikult isegi hullem. Võib-olla ei oska inimesed oma vormile adekvaatset hinnangut anda. No näiteks Mihkel Raud võib ju arvata, et ta on heas füüsilises vormis. Aga äkki pole ta lihtsalt peeglisse vaadanud. Ja kui ongi, siis võib-olla pole ta kuulnud, et ülekaalu ja rasvumise puhul võib rasv koguneda keha erinevatesse kohtadesse. Inimese puhul eristatakse 4 tüüpi kehakuju. Õun, pirn, liivakell ja pulk. Õunakujulisel rasvumisel koguneb rasv kõhupiirkonda, siseorganite vahele ja rinnale. Selline rasvumine esineb rohkem meestel, aga ka vanematel naistel. Pirnikujulisel rasvumisel koguneb rasv reiteele ja puusadele. Selline rasvumine on iseloomulikum naistele, kuigi võib ka mehi tabada. Pulktüüpi kehakuju on poisilik, kitsa puusa ja õla ümbermõõduga, mille puhul talje ei eristu eriti puusavööst. Pulktüüpi kehakuju viitab alakaalule ja rühivigade ohule. Liivakella tüüp on parim. Ühtaegu nii naiselik kui ka mehelik kehakuju. Laiad õlad, kitsad või õlgadega sama laiad puusad. Ehk et midagi, mis Mihkel Rauda mitte kunagi ei ohusta. Ülekaaluliste kallal on kahtlemata mugav keelt teritada. Eriti veel minusugusel õngenööril. Sest ühiskonnas levinud arusaamade järgi on nad ju ise oma lisakilodes süüdi. No kes käsib neil igal õhtul 2 pätsi halvaad ära süüa ja hommikut Ungari pekiga alustada? Tegelikult tuleb aga meeles pidada, et rasvumise põhjuseks võivad olla erinevad haigused ja seda ebaõiglasem on ülekaaluliste üle naerda. Paksude naeruvääristamise vastukaaluks on maailmas tekkinud niinimetatud kehapositiivsuse liikumine, mis ka Eestis hoogu kogub. Kehapositiivsuse kontseptsiooni kohaselt on kõige ilusam inimene see, kes on oma kehaga ise rahul. Ta vaatab peeglisse ja näeb end ilusana, olenemata sellest, mida näitab kaalunumber. Sõna paks peaks kehapositiivsuse jutlustajate hinnangul kõlama neutraalselt ja vabanema halvustavast toonist ning inetuse, laiskuse ja ebaatraktiivsuse seostest. Täiuslikus maailmas kõlaks sõna paks vaid siira komplimendina. Samas on ülekaal ohuks nii inimese tervisele kui meditsiinisüsteemi vastupidavusele. Ligikaudu pool kõikidest surmadest Eestis on tingitud elustiilist tulenevatest terviseriskidest ja vale toitumine on neist kõige suurem. Üleliigne kaal toob kaasa lühema, haigema ja viletsama elu ja mängib keskset osa tänaste peamiste surmatõbede ehk diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste tekkes. Mida siis teha? Kust jookseb piir psühholoogiliste ja füüsiliste terviseriskide vahel? Kas ülekaalulisuse normaliseerimine ei vii veelgi suuremate terviseprobleemideni? Kuidas liikuda saledama ja tervema minapildini? Sellest kõigest räägime kohe väga paljudele inimestele suureks eeskujuks saanud spordientusiasti Liis Velskeriga. Ärge kuhugi kaduge.